tere! Mina olen coach Kadri ja oled minu uudiskirja saajate listis, kuna oled varasemalt osalenud kas minu tasuta või tasulistes mastermindides või võib-olla hoopis väljakutsetel. Ma tõstatasin täna sinu jaoks küsimuse, mida ma päriselt tahan, ehk siis mida sina päriselt tahad. Kas ülesannetele, võimalustele, mis sinu ellu tulevad, ütled sa jah või ei? Mida sa tahad neile öelda? Jah või ei? Kuidas otsustada? Ma jagan sinuga oma nippe, mille järgi mina tavaliselt otsuseid langetan. Ütle ei sellele, mis ei ühti sinu väärtustega. Selleks tea oma väärtusi. Väärtusi, ilma milleta sa ei saa. Ilma milleta sa ei ela. Ilma milleta sa ei ole sina ise. Ütle ei sellele, mis pigem võtab, kui annab. Pidevalt iseendast äraandmine ja mitte midagi vastu saamine põletab meid läbi. Me ei jaksa niimoodi kaua. Ütle ei sellele, mis sinu südames on ei. Sa lihtsalt kogu südames tunned, et see vastus on ei. Vahel sa isegi ei oska ega suuda seda põhjendada, miks see tunne on ei. Aga usu seda tunnet. Vajadusel võta mõtlemiseks aega. Kusjuures osa inimesi, ka mina, pean alati teadlikult võtma aega enne, kui ma otsustan, sest esimene tunne võib juhtida meid valele teele. Näiteks vahele võib astuda hirm, eelnevad kogemused või kellegi teise arvamus sinu võimekusest või sellest, mida sa peaksid tegema või otsustama. Või arvamused, aga see ei mahu mu ajaplaani. Igasugused agad võivad sinna vahele tulla. Aga mida sina tahad? Mida sina vajad? Mis viib sind edasi? Võta aega, et selle mõttega mängida. Jah on jah, ei on ei. Usalda oma sisetunnet. Kui sa hakkad pigem kahtlema, siis ma arvan, et see on küll pigem ei. Seda on näidanud kogemused ja aeg. Mõtle tagasi oma pigem eidele. Kui sa ütled millelegi ei, siis tead samal ajal ütled sa ka millelegi jah, sest sul jääb sellele ressurss, aeg, võimalus. Ja samal ajal, kui sa ütled ei sellele, mis sind ei toeta, sinu eesmärki ei toeta, sinu sihte ei toeta, siis sa ütled ju iseendale jah. Ja jätad ruumi sellele, kelleks sina tahad kasvada. Jätad ruumi sellele, et oma unistusi ellu viia, oma sihti saavutada. Ehk siis ei tähenda kõigele ei. Sul on alati valik. Ka siis, kui esialgu tundub, et ei ole. Meie elu on meie valikute tulemus. See, kes sa oled täna, kus sa oled täna, mida sa teed, mõtled, see kõik on sinu valikute tulemus. Kui sa näed, et see jah takistab sul saavutamast seda, mida sa ise püüad või kes sa ise olla tahad, siis õpi ütlema ei. Kuid erista hirmuga tehtud otsuseid. Vahel me tahame öelda ei seetõttu, et praegu on juba justkui hästi ja okei ja ma saan hakkama. Vahel me kardame, et me ei saa hakkama või me ei oska. Me hirmsasti kardame sageli eksida. Samas, kui me ei proovi, siis me ei saagi ju teada, et kas me oskame, kas me saame hakkama. Vahel kardame me ka õnnestuda, sest tegelikult päris täpselt ei tea, mis meid ees ootab pärast seda, kui me oleme õnnestunud. Ja vahel me kardame ka seda edu, mis sealt tulla võib. Ära lase hirmul sinu ja sinu unistuste vahele tulla. Vaata seda küsimust ausa pilguga. Jah või ei? Mida see mulle annab? Mida see võtab? Nüüd, kui tunne sees on ikkagi ei, siis kindlasti mõtled, et kuidas öelda ei ilma süümepiinata. See on oluline, sest tavaliselt isegi kui öeldakse ei, võib järgneda enese piitsutamine, süüdistamine, enese hirmutamine. Mõtle korraks, mis on kõige hullem asi, mis võib juhtuda, kui sa ütled ei? Tuli pähe. Oled sa sellest päris kindel, et niimoodi läheb?
Ja kui sa nüüd veel kord küsid endalt, oled sa selles lõpuni täiesti kindel, et just niimoodi läheb? Skaala 1–10. Kui tõenäoline see on, et see läheb päriselt nii, nagu sa praegu mõtlesid, et see läheb? Vahel me räägime endale igasuguseid lugusid ja me räägime ennast ümber, et mitte astuda ebamugavusse, astuda uutesse valikutesse. Ja vahel me võtame sinna kaasa oma loo. Näiteks, et kui mina ütlen täna sellele inimesele selles olukorras ei, siis järgmine kord, kui tema vajab minu abi, siis ta ütleb mulle ei. Tegelikult see ei ole nii. Ja seal on paljudki muud taga. Ja kuidas selle kõigega toime tulla? Või kuidas seda tegelikult vaadata, analüüsida, mis mõttemustrid su peas toimuvad? Tule Mastermindile. Põhjamaiste inimeste harjumus on oodata ja kannatada. Enne kui me väsimusest või jõuetusest kokku ei kuku, ega enne midagi ei muuda ka. Ei hakka ütlema ei hakka ennast valima, ei hakka ennast väärtustama, ei hakka mitte midagi muutma, sest me kardame, et võib minna veel hullemaks. Ja sellepärast me kannatamegi viimase piirini. Aga sa ei pea kannatama. Mis siis, kui sa hakkad ütlema eile kõik täpselt järjest paremaks ja selles suunas, nagu sa tegelikult elada tahad, kes sa olla tahad, mida sa saavutada tahad. Pidev jah ütlemine ja ära tegemine ja tubli olemine, hirmu tundmine on harjumus. Harjumused tekivad korduste teel. Mis on tekkinud korduste teel, seda saab muuta korduste teel. Ei ütlemine on piiride seadmine. Piiride seadmine on aga üks enesearmastuse ja enesehoolitsuse alustalasid. Tead mis? Piirid tekitavad sulle vabaduse. Need ei piira sind. Mida ei väljaütlemine sinu ellu juurde tooks? Mida head ei väljaütlemine sinu ellu juurde tooks? Mida sa tahad oma ellu luua? Millist elu sa tahad elada? Milline sa ise tahad olla? Mis on see esimene samm, mis aitaks sul sinnapoole liikuma hakata? Võta või paber ja pastakas, kusjuures see töötab kõige paremini, palju paremini kui lihtsalt mõte nende küsimuste peale mõeldes, mis sulle pähe tuleb. Võta paber, võta pastakas, keri video sinna kohta, kus ma neid küsimusi küsisin ja vasta nendele küsimustele ja vaata, mis paberile tuleb. Ja kui sa näed, et see on sinu koht kasvuks, siis tule praktilisele ja lahenduskesksele Mastermindile, kuidas öelda ei. Ja see on päris põhjalik koolitus, mille ma kokku olen pannud. See on 3,5 tundi pikk, kuid see tõesti väga inspireeriv, praktiline, see on lahenduskeskne. Muutus sinus toimub juba sellel Mastermindil koha peal. Sa hakkad nägema võimalusi, lahendusi. Sa saad selge pildi iseendast, oma mõtetest, sinu ümber toimuvast ja sa paned paika täpse teekonna, kuidas hakata ütlema ei, kuidas hakata valima ennast, hakata valima oma unistusi. Ja tea, et see, kui sa ütled ei, siis see ei ole egoism. Egoism oleks see siis, kui sina nõuaksid teistelt seda, mida sina tahad. Kui sina pakud endale seda, mida sina vajad, siis see on enesearmastus. See on enesehoolitsus. Vali ennast. Vali oma unistus ja vali oma eesmärgid. Ja näeme Mastermindil.